Las jääda meelega käimata tei, hulk karme päevi ja armunud ei. Las jääda meile veel võitmata vood ja meie laulda kõik laulmata lood ja meie laulda kõik laulmata lood. Motovarjusport on adrenaliinirohke harrastus. Eks seepärast mehed taeva alla seiklema tõusevadki. See ei ole mingi rullnokkade kummisuitsetamine asfaldil või külaralli lukerdamine. Kuigi, olgem ausad, sellid on ikka päris osavad. Ei ole siin ukerdamist midagi. Kõik sujub. Taeva all on vabadust, õhku ja adrenaliini. Mitte kõik ei lähe aga stardis alati just ideaalselt. Siin näete, kuidas vennike püüab taeva alla, aga ei aita kangus. Ei tõuse. Aga üllatusi tuleb ette ka maandumistel. Jah, see oli vist muidugi väga niinimetatud inside nali. Ai, rais! Oi, kus te piha siukasi? Ilmselt härra ei maandunud nii täpselt kui vaja. Võistlustasemel peab valdama mitte ainult startimise ja maandumistehnikaid. Peab mõistma ka ilma mootorita ainult õhuvoolude abil varju juhtida. Lisaks peab sooritama veatult keerukaid maalähedasi osavusülesandeid. Näiteks ühes võistlusülesandes peab piloot mootori 150 meetri kõrgusel välja lülitama ja siis maanduma nii täpselt, et tabada maandumisel palli. Teises ülesandes on aga eesmärgiks püsida piiratud kütusekogusega õhus nii kaua kui võimalik. Selleks peab tiibvarju piloot kasutama abivahendina tõusvaid õhuvoolusid ehk niinimetatud termikat. Eesti meistrivõistluste edetabeli põhjal pandi riidajal kokku tiibvarju meeskond Eesti riigi esindamiseks välisvõistlustel. Eesti meistriks tuli Paap Kõlar. Esimeseks rahvusvaheliseks katsumuseks saavad juba sel nädalavahetusel samas riidajal toimuvad Balti lahtised meistrivõistlused motovarjuspordis 2010. Eestlastel on vastas nii Leedu kui Läti paremik ning lisakonkurentsi on oodata tipp-pilootidelt Venemaalt ja Soomest. Las jääda meile veel võitmata vool